Selle uudise keskpunkt ei ole ainult Hormuzi väina avamine. Keskpunkt on hoopis mujal ja see on palju tõsisem. Iraani režiim on sattunud avaliku võimuvõitlusse, kus islami revolutsiooniline kaardivägi liigub võimu keskme poole, samal ajal kui Ameerika Ühendriikide merevägi hoiab otsest survet kriisi kõige tundlikumale punktile. Miks see nii oluline on? Sest sellised režiimid püsivad 3 sambal: hirmul, kontrollil ja näilisel ühtsusel. Kui islami revolutsiooniline kaardivägi kasvab kriisi ajal, siis tähendab see, et nad tunnevad, et tsiviilsüsteem on läbi kukkunud. Kui välisminister on sunnitud Hormuzi väina avamisest märku andma, samal ajal kui kõvaliin reageerib raevukalt, siis tähendab see, et lõhe on juba kulisside tagant välja tulnud. Sellel 2026. Aasta 18. aprillil seisab maailma ees lõhestunud islamirežiim, mida survestatakse väljastpoolt ja tallatakse sisemiselt. Peamine küsimus ei ole enam ainult see, kas Iraan hakkab läbi rääkima, vaid nüüd on küsimus, kes tegelikult kogu riiki juhib. Tegelikult juhtus see, et sündmuste jada paljastas selle kaose. Reedel 17. aprillil teatas välisminister Abbas Araghchi, et kaubalaevade läbipääs Hormuzi väinast on avatud. Kuid samal ajal jätkasid Ameerika Ühendriigid blokaadi ja andsid piirkonna tegeliku ohu kohta välja merehoiatusi. Teisisõnu, Iraani valitsus rääkis avamisest, kuid merejulgeoleku olukorda määras endiselt Ameerika Ühendriikide jõud. See põhjustas šoki Iraani süsteemi sees, sest režiimi karmimad ringkonnad tõlgendasid seda sammu taganemise, nõrkuse ja järeleandmisena sõja ajal. Siin tulebki mängu tuumik. Kriisi keskmes ei ole mitte ainult välisminister ega Iraani president. Kes esile tõuseb, on islami revolutsiooniline kaardivägi. Reuters teatas juba märtsis, et kaardivägi on võtnud sõjaotsustes veelgi kesksema rolli, karmistades režiimi joont ning suurendades oma mõju sisejulgeoleku, sõjalise strateegia ja poliitilise juhtimise üle. Mõni päev hiljem näitas Reuters ise, et lõhed radikaalsete tiibade ja pragmaatilisemate sektorite vahel muutusid Iraani juhtkonnas veelgi nähtavamaks. Lihtsas keeles öeldes ei tegutse režiim enam suletud blokina ning kui kaardivägi hakkab tsiviilstruktuurist rohkem otsustama, muutub olukord sisemise riigipöörde sarnaseks. Kes on selle vapustuse keskseteks tegelasteks? Ühelt poolt Abbas Araghchit, kellest sai Hormuzi pingete leevendamise katse avalik nägu. Teiselt poolt islami revolutsiooniline kaardivägi, mis esindab kõige karmimat, kõige relvastatumat ja kõige altimat tiiba, muutma välissõda Iraani sisese täieliku kontrolli vahendiks. Ja selle kõige keskel Ameerika Ühendriigid. Kui Donald Trump tõstab poliitilist survet ja Ameerika merevägi hoiab sõjalist kohalolekut ning blokaadi piirkonnas, on tulemus režiimi jaoks laastav. Diplomaatiline sektor räägib üht, sõjaväeline tiib reageerib teisiti ja kogu maailm hakkab nägema seda kaost, mis varem jäi kulisside taha peitu. Kus see kaos kõige nähtavamaks muutub? 3 rindel. Esiteks Teheranis, kus võimuvõitlus tuli avalikkuse ette. Teiseks Hormuzis, sest väinast sai tõestus, et režiim ei suuda enam kasutada oma peamist ähvardust ilma kohese vastureaktsioonita. Kolmandaks Pakistanis vahendatud läbirääkimistel, mis jätkuvad pingelises õhkkonnas ilma kokkulepeta ja sügavate erimeelsustega tuumaprogrammi osas. Kui režiim läheb läbirääkimiste laua taha ilma sisemise ühtsuseta, siis ta ei läbiräägi jõupositsioonilt, vaid surve all ja just see toimubki praegu. Kuidas Ameerika Ühendriikide merevägi viib islami režiimi kaosesse? See ei ole ainult laevade või blokaadi kaudu. See on sellepärast, et Ameerika mereväe surve häirib Iraani manööverdamisvõimalusi just seal, kus režiimile kõige rohkem meeldib oma võimu näidata. Hormuzi väina on Teheran alati kasutanud poliitilise, majandusliku ja psühholoogilise relvana. Kuid nüüd on see marsruut surve all osaliselt taas avatud. Laevad hakkasid taas väina ületamist katsetama ja siiski jäi risk nii kõrgeks, et rahvusvaheline laevaliiklus jätkas turvagarantiide otsimist. See lükkab ümber absoluutse kontrolli kuvandi, mida režiim püüdis müüa. Ja kui see kuvand laguneb, läheb sisemine võitlus hullemaks, sest iga fraktsioon hakkab taganemise eest süüdlast otsima. Miks see nii tähtis on? Sest sellised režiimid püsivad 3 sambal: hirmul, juhtimisel ja ühtsuse näivusel. Kui islami revolutsiooniline kaardivägi kasvab kriisi ajal, siis sellepärast, et nad tunnevad, et tsiviilsüsteem on läbi kukkunud.
kui välisminister on sunnitud andma märku Hormusi avamisest, samal ajal kui kõvema joone pooldajad reageerivad raevukalt, siis on see sellepärast, et lõhe on juba kulisside tagant välja tulnud. Ja kui Ameerika Ühendriigid hoiavad samal ajal sõjalist ja diplomaatilist survet, siis tulemuseks on see lämmatav õhkkond, kus režiim räägib erinevate häältega, saadab vastuolulisi signaale ja kaotab kõige ohtlikumal hetkel ühtsuse. Kaos ei alga siis, kui kõik täielikult kokku variseb. Kaos algab siis, kui juhtimine muutub võitluseks. Lõppkokkuvõttes ei ela Iraan läbi ainult välist kriisi. Ta elab läbi võitlust juhtimise pärast omaenda režiimi sees.